Õlavarreplastikat tehakse kõige sagedamini inimestele, kellel on olnud suured kaaluprobleemid, kes on nendega hakkama saanud. Kaal on langenud, aga nahk on ikkagi jäänud nii-öelda venima. Ja on olemas ka teatud tüüp inimesi, eriti naisi, kellel seoses vanusega see piirkond on veninud ja muutunud nii-öelda ebaesteetiliseks, kes ise häbenevad käia lühikeste varrukatega särkidega ja leiavad, et see piirkond võiks olla peenem ja väiksem. Selline operatsioon kestab reeglina umbes 1 tund, aga kui on suuremad plastikad vaja teha, siis ta võib kesta ka 1,5 kuni 2 tundi. Operatsiooni lõpptulemus on näha suhteliselt kiiresti, sellepärast et üleliigne nahk on eemaldatud. Tõsi, peale operatsiooni on teatud turse õlavarte piirkonnas. Me anname inimesele kaasa sellised varrukad ehk tugipesu, mida ta peab kandma 1 kuu. Ja juba siis on näha, et õlavarred on peenemad. Tõsi, see turse võib langeda aeglaselt, nii et esimene tulemus on näha umbes kuu või paari pärast. Kui inimene püsib samas kaalus, mis operatsiooni ajal, siis tulemus jääb püsima aastateks. Tõsi, kui inimesel tekib kaalu tõus või langus, siis võib seda piirkonda ka muuta. Näiteks kaalu languse puhul võib tekkida uuesti selline üleliigne nahk ja kaalu tõusu puhul võib ta venitada arme ja tekitada ebamugavustunnet. Operatsiooni tulemus sõltub väga palju inimese elustiilist, kuidas ta püsib oma kaalus ja kuidas ta jälgib oma toitumist. Kui kaal on stabiilne, siis see tulemusele mõju ei avalda. Et selline nagu on ta peale operatsiooni, sellisena ta ka püsib. Neid operatsioone korratakse väga harva. On teatud juhtumid, kus inimene on kõvasti langetanud kaalu, aga ta ei ole veel saavutanud oma soovitud kaalu ja ta näiteks võtab veel alla mingisugune 10 kuni 15 kilo või isegi rohkem, siis teatud juhtudel me seda operatsiooni võime korrata, aga tavaliselt on see üliharva. Operatsioon on suht ohutu, aga samas tuleb jällegi silmas pidada kõiki operatsiooniga kaasnevad riske, aga erilisi lisariske ta ei oma. Operatsioonist taastumisaeg on väga individuaalne, mida paremas füüsilises vormis inimene on enne operatsiooni, seda kergemini ja kiiremini ta ka taastub. Meie soovitus on hoiduda aktiivsest tegevusest 2 kuni 4 nädalat. Enne operatsiooni kindlasti kohtuge oma kirurgiga, uurige erinevaid operatsioonimeetodeid, olge füüsiliselt heas vormis või vähemalt nii heas, kui te suudate. Kui te olete vaimselt ja füüsiliselt valmis, siis on operatsiooni tulemus parem.